Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me alustame ühe uue saatesarjaga ja selle pealkirjaks on meele uuendamine. Ja meele uuendamine on tegelikult üks teema, mis on liiga vähe räägitud. Ja kristlased tegelikult me kannatame selle all, kui meie meeled ei ole uuendatud, sest et Jumal ta väga selgelt ja me nüüd me võtame selle pikalt ette ka, kui oluline tegelikult see on ja kui palju Jumal tegelikult räägib meile sellest, et me peame oma meeled uuendama ja miks me peame seda tegema ja mis on selle tulemus. Sest jälle, kui me tegelikult teeme seda, mida Jumal meile ütleb oma sõnas ja me seda rakendame, siis see ongi see, mis tagab edu meie elus. On ju? Nii et sellepärast me hakkame rääkima seda pikalt. Aga kõigepealt hakkame vaatama inimese nagu kolmest olemust. Ja esimene Thessaloniklastele 5:23 ütleb niimoodi. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Nüüd siin on näha, et piiblis see järjekord, mismoodi asju tuuakse välja, on väga oluline. Ja kõige esimesena ta ütleb teie vaim. Nüüd siis me kristlasena peame aru saama, et me oleme vaimsed olendid. Et see võib-olla kõlab mõne inimese jaoks natukene võib-olla veidrana ja harjumatuna, aga Jumal on meid loonud enda sarnaseks. Ja piibel ütleb ka, et Jumal on vaim ja meie oleme vaim. Nüüd meil on hing ja me elame ihus. Nüüd see on seesama loogika, mis tegelikult piiblist väga selgelt välja paistab. Just seesama, et vaim, hing, ihu. Ja nüüd ta ütleb, et see peaks säilima laitmatuna. Nüüd me näeme seda, et järelikult siin on ka midagi meil väga olulist teha. Nüüd kui me sünnime uuesti, siis me saame kristlaseks ja meie vaim saab uueks. Nüüd aga järgmine element on siis meie hing. Tähendab siis meie hing sisaldab siis meie mõtteid, tundeid ja ka emotsiooni ja ka ütleme mälu ja ka tahet. See nüüd kõik on sellesama ühe ala sees. Ja siis ka ihu. Me peame meeles pidama, et meie ihu ei ole meie tõeline mina. Nüüd see on asi, mis võib-olla väga paljudel inimestel on just vastupidi. Nad näevad seda sama välist ja füüsilist külge ja arvavad, et see on see tõeline mina. Aga tegelikult me näeme seda, et see tõeline mina on siin ihu sees. Ja ma usun, et meist igaüks võib-olla mingis eluhetkes oleme olnud võib-olla kellegi inimese matustel. Nüüd me saame aru, tegelikult seda inimest ei ole seal. Seal on ainult tema ihu. Ja nüüd just see, millega Jumal tegeleb, on siis esmalt meie vaim. Aga sellega seotud on siis hingekülg. Nüüd ma loen ka siin 2. Korintlastele 5. peatükist ja 17. salmist. Ja see ütleb niimoodi. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nüüd ta räägib sellest, et me oleme Kristuses. Nüüd see ongi sama, kui inimene sünnib uuesti, siis ta pannakse Kristusesse. Nüüd see ei ole lihtsalt üks ilus vaimulik termin, vaid see on see reaalne koht ja positsioon, kus me täna oleme ja milles me elame. Ja nüüd ütleb, siis ta on uus loodu. Mulle meeldib üks teine tõlge sellest samast salmist ja inglise keeles on neid tõlkeid päris palju erinevaid, aga see on Living Bible, mis ütleb, kui keegi saab kristlaseks, saab temast seesmiselt täiesti uus inimene. Ta pole enam endimine, uus elu on alanud. Me näeme seda, et see uus elu on alanud ja millega see on seotud sellest, et ta on seesmiselt saanud nii-öelda täiesti uueks inimeseks. Nüüd me rääksime just sellest samast ihu küljest, see, et nagu meie ihu ei ole meie tõeline mina. Aga nüüd selle ihu sees on keegi see, keda ta nimetab siis seesmiseks inimeseks või sisemiseks inimeseks ja ütleb, et see on siis see uus loodu. Nii et me sünnime uuesti kristlasena, meie süda, meie sisemine inimene saab uueks looduks. Nüüd üks asi, mis tasub selle juures ka meeles pidada, et meil ei tehta mitte lihtsalt mingi remont meie vaimses inimeses, vaid me luuakse uuesti. Nüüd aga siin on üks element, meie mõtlemine ei muutu päeva pealt ja ka meie ihu ei muutu. Igaüks, kes oma elu on Jeesusele andnud või palunud võib-olla selle niinimetatud patuse palve ja saanud päästetud ja tema väline nii-öelda ütleme imits või tema see, mismoodi välja nägi, see ei muutu sel hetkel. Kui tal olid
pruunid juuksed, siis pärast seda palvet olid need ikka samasugused. Ja ka füüsiliselt oli ta pikk või lühike, ta oli ikka samasugune. Me näeme, tema ihu ei muutunud. Samas tegelikult oleme ausad, ka tema mõtlemine ei muutunud kohe hetkelga. Ja nüüd see ongi see protsess, millega me hakkame tegelema, see on siis seesama meele uuendamine just. Ja üks põhikirjakohtadest tegelikult, mida me arvatavasti kasutame päris palju siin selles saatesarjas, on Rooma kirjas ja Rooma kirja 12. peatükis ja 1. salmist ütleb niimoodi, ütleb, et mina manitsen teid nüüd, vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. Nüüd ta ütleb, mida me peame oma ihudega tegema. Me peame need andma üheks ohvriks. Ja ütleb edasi, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus ja ärge saage selle maailma sarnaseks. Ja nüüd mulle meeldib, mida ütleb ka laiendatud tõlge. Ta lisab siia juurde, mismoodi siis üks inimene saab selle maailma sarnaseks. Ta ütleb oma väliste pealiskaudsete tavade järgi kujundatud ja nendega kohandatud. Ja me näeme seda, et kui inimene on maailmalik nii-öelda, siis ta pöörab oma tähelepanu põhiliselt sellele välisele. Just, mis on meie ihu ja ka meie hing, mis on just need emotsioonid ja tunded ja kõik see ala. Et see on see tegelikult, mis muudab meid maailmalikuks ja mida me ei tohiks, milliseks me ei tohiks muutuda. Ja ta ütleb edasi, vaid muutuge teiseks. Nüüd, Jumal kutsub meid muutuma teistsuguseks ja ta ütleb nüüd, mismoodi, ta ütleb oma meele uuendamise teel ja laiendatud tõlge lisab ka, et oma meele täieliku uuendamise teel, mis toobki välja väga hästi selle, et nagu sa ütlesid, et meie seespidine inimene, see südame inimene sai täiesti uueks. Ta sai päästetud. Ta on täiesti uus inimene, aga nüüd meie meeled ja ihu ei ole. Ja nüüd Jumal annab meile ülesande, et meie peaksime oma meelega midagi tegema ja selle täielikult uuendama. Miks? Sest et meie meel on ka selle vana inimese nii-öelda oma need samad mõtlemised, need samad arusaamised, kõik see on see vana. Ja nüüd Jumal tahab, et nüüd see on meie ülesanne. Jumal seda ei tee meie eest ära, vaid meie peame täielikult oma meele uuendama. Ja nüüd ka millega me teame, et me teeme seda Jumala sõnaga. Ja ta ütleb, ja laiendatud tõlge toob siin ka välja, mismoodi me oma meele siis uuendame. Ta ütleb oma uute ideaalide ja uute hoiakute järgi. Mis on need uued ideaalid ja uued hoiakud? See on see, mida Jumal meile oma sõnas räägib. Me peame võtma nii-öelda need Jumala sõna ideaalid ja Jumala sõna hoiakud ja nendega oma meele muutma täielikult. See tähendab seda, et meie meel vajab ühte totaalset muutust. et see vana inimene, kes me enne olime, see meel, mis ikka tahab samamoodi mõelda ja samamoodi nii-öelda hoida neid hoiakuid ja ideaale, siis see enam ei kõlba Jumala kuningriigis. See enam ei kõlba, see tuleb välja vahetada, see tuleb täielikult uuendada. Ja see on meie ülesanne. Jumal seda ei tee meie eest ära. Ja ta ütleb, ja jälle, mismoodi me seda teeme? Ta ütleb, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd, kus me saame teada Jumala tahte? Tema sõnast. Nii et kui me võtame Jumala sõna ja hakkame nii-öelda võtma neid Jumala mõtteid oma mõttesse ja hakkame vaatama, mis on need elustandardid, mis Jumalale meeldivad. Ja nüüd hakkame selle järgi muutma ja uuendama oma meeli. Nüüd me teeme midagi, mida Jumal on meil käskinud teha ja me oleme talle sõnakuulelikud ja see toob edu ja häid asju meie ellu. Nii et me peame kogu aeg selle peale, me ei tohi nagu seda ära unustada, et meie hing ja meie ihu ei saanud päästetud, vaid meie vaimne inimene sai päästetud, täiesti uueks muudetud, täiesti uueks tehtud. Nii et meie hing ei ole uueks tehtud ega muudetud. Meie peame seda nüüd tegema Jumala sõnaga. Jumal on meile selle ülesande andnud. Ja ma loen ka 1. Korintuse 9. peatükist ja salm 27 ütleb niimoodi. Ütleb, vaid ma talitsen oma ihu
ja teen selle oma orjaks. Me näeme jälle eelmises kirjakohas ta ütles, eks ole, et me anname oma ihu ohvriks. Nii et ihul ei ole siin midagi öelda. Meie jälle, me peame mõtlema, mis see tähendab, mina annan, see seespidine inimene, see südame inimene teeb otsuse, mina annan oma ihu ohvriks. Ihul ei ole mitte midagi siin öelda. Siin Paulus ütleb, ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. Ori on keegi, kellel ei ole mitte mingisuguseid õigusi. Ori ei saa öelda, et mulle meeldiks seda teha ja ma tahaks toda teha ja ei. Ori teeb seda, mis talle öeldakse. Ja nüüd me peamegi aru saama kristlastena, et see meie seespidine inimene peab olema see, kes ütleb oma ihule ja oma hingele, mida tema teeb. Et see ei ole lihtsalt see, et ihu ja hing teevad seda, mida nemad tahavad. Ei, nad peaksid tegema seda, mida meie neile ütleme. Ja ta ütleb ka, et ma teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks kõlvatuks. Nüüd ma loen sellega laiendatud tõlkes. Toob võib-olla mingid jälle nüansid siin välja. Ta ütleb, aga mina nagu poksija löön oma ihu, käsitlen seda karmilt, distsiplineerin seda raskustega ja alistan selle. See on nüüd see, mis me peame oma ihuga tegema. Me ei hakka nagu poksima oma ihu nagu sõna otseses mõttes, aga see ongi see, et kui ihu tahab midagi teha, sest et ihul on ka hääl. Ihu võib hakata karjuma, kui sa ikkagi talle mingi aeg süüa pole andnud, siis ihu hakkab karjuma ja hakkab nõudma midagi. Ja nüüd minul on see vastutus tegelikult alistada oma ihu ja käsitleda seda isegi karmilt, kui seda on vaja. Ja distsiplineerida seda ja teha kindlaks, et minu ihu ei ole see, kes nii-öelda juhib ja valitseb minu elu. Ja tegelikult ka mitte minu hing. See on üks olulisemaid asju, mida me kristlastena peame õppima, et mina, see seespidine inimene peaks valitsema oma hinge ja oma ihu üle ja mitte vastupidi. Kui meie hing ja ihu, kui nendel on nii-öelda palju kõvem ja tugevam hääl kui meie vaimulikul inimesel, siis midagi on väga viltu ja tegelikult me ei ole õnnistatud ja tegelikult me näeme raskusi oma elus, sest et nüüd me ei ole rakendamas Jumala sõna, sest Jumala sõna väga selgelt ütleb, et me peaksime oma ihu alistama. Ja ta ütleb edasi, et ma pärast evangeeliumi ja sellega seotud asjade kuulutamist teistele ei muutuks kõlbmatuks. Ei peaks vastu katsele, ei saaks heaks kiidetuks ja hüljatuks kui võltsing. Nii et Paulus toob siin väga huvitav asja välja. Et kui meie tegelikult ei käsitle oma ihu ja hinge nii, nagu Jumala sõna meile õpetab, et me peaksime oma hinge või oma meele ja mõtlemise täielikult uuendama. Ja ka me peaksime alistama oma ihu, siis tegelikult me elame elu, mis on Jumala silmis, see on nagu üks võltsing. Ja see ei oleks tõeline asi, sest et asjad on valet pidi. Sest et meie seespidine inimene, see sisemine südame inimene peab valitsema meie hinge ja ihu üle ja niimoodi ainult me saame elada tegelikult elu, mis on Jumalale meelepärane. Ja jälle ta ütleb ka, et ilma usuta me ei saa olla Jumalale meelepärased, see nõuab usku meilt, et seda teha, et uuendada oma meeli ja alistada oma ihu, aga see on oluline, et me seda teeme. Sest jälle, et kogu meie elu tegelikult peaks see, kuidas me elame. Ja kui me elame Jumala sõna järgi, siis nüüd see peegeldab tegelikult seda Jumala tõelisust. Aga kui me elame oma emotsioonide ja tunnete ja oma ihu igatsuste ja tahtmiste järgi, siis see tegelikult ei peegelda Jumala elu. Ja see ei peegelda Jumala tõelisust. Nii et see on oluline, millal me laseme valitseda oma elus. Ma lähen veel selle kirjakoha juurde tagasi, selle oma kirja 12. peatükis ja teises salmis ja kasutan veel ühte teist ingliskeelset tõlget ja see on siis New Living Translation. Ja roomlastele 12.2 ütleb niimoodi, ärge kopeerige selle maailma käitumisi ja kombeid, vaid laske Jumalal teid muuta uueks inimeseks, muutes viisi, kuidas te mõtlete. Siis te õpite tundma Jumala tahet teie jaoks, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Nüüd see on väga huvitav, kuidas ta toob selles tõlkes just välja
selle, et ütleme, et me muutume teistsuguseks inimeseks, kui me laseme Jumalal muuta oma mõtlemise. Mismoodi me laseme Jumalal oma mõtlemist muuta? On see, et me võtame Jumala sõna. Nüüd väga olulised 2 elementi kindlasti, millega me hiljem hakkame ka tegelema, on Jumala sõna nii-öelda uurimine ja lugemine ja samas ka selle üle mõtisklemine. Ja see, et me võtame Jumala sõna, me loeme seda, mida see meie jaoks räägib. Et piibel ei tohiks meie jaoks olla lihtsalt üks mingisugune ajalooraamat või siis lihtsalt ka mingisugune kombe ja reeglite õpetus, vaid see peaks olema midagi sellist, millel on praktiline rakendus meie enda elu jaoks, igapäevasesse ellu. Nüüd ta ütleb just ühte asja siin veel alguses, ta ütleb, ärge kopeerige selle maailma käitumist ja kombeid. Nüüd mul on siin üks teine tõlge veel, vaatame korra seda ka, see on inglise keeles selline tõlge nagu passion. Ja see ütleb, et lõpetage teid ümbritseva kultuuri, ideaalide ja arvamuste jäljendamine. Nüüd ta toob natuke teiste sõnadega selle sama mõtte välja just, et ta räägib selle maailma käitumistest, kommetest ja ideaalidest ja ka ütleme ka mingis mõttes ka kultuurist. Nüüd kuidas me neid asju kuuleme või kust me nendest teadlikuks saame? Nüüd, kui inimene hakkab järjest kasvama ja hakkab maailma asjadest aru saama, siis sageli üks väga suur asi, mis meid mõjutab, on meedia. Ja oleme ausad, me peame jälgima, mida me sealt kuuleme ja mida me sealt omaks võtame. Just see, mida me peame õigeks ja mida me ei pea õigeks. Ja tegelikult kui ütleme, laps hakkab kasvama, siis ka kool on üks koht, kus pannakse temasse teatud nii-öelda standardid ja printsiipe. Ja seal on võimalik panna inimesesse nii häid asju kui ka halba asju. Ja kahjuks oleme ausad, tänasel päeval tegelikult kool ei pane ainult häid asju lastesse sisse. On nii mitmedki standardid ja printsiibid, mis nad välja käivad ja mida nad üritavad lastesse panna, mis ei ole tegelikult ilmselt Jumala sõnaga kooskõlas ja mis ei ole head standardid tegelikult. Ja siin ta ütleb just, et me ei saaks selle maailma käitumisi ja kombeid ja ka ideaale ja ka arvamusi just jäljendada. See on seesama mõtlemine. Ma loen veel tegelikult seda passion tõlget veel edasi, ütleb, vaid laske pühal vaimul end sisemiselt muuta täieliku uuendamise ja siin üks huvitav sõna veel reformatsiooni kaudu. Me teame, mis asi on reformatsioon võib-olla olnud, kui me oleme natuke kristluse ajalaga kursis, siis ka tegelikult toimus üks väga kapitaalne arusaamade ja suhtumiste ja mõttemallide muutumine. Ja siin ta räägib reformatsioonist, mis peab toimuma meie mõtlemises. Ja just, et reformatsioon toimub selles, kuidas me mõtleme. Ja see ütleb, see annab teile võime ära tunda Jumala tahte, kui te elate kaunist elu tema silmis rahuldavat ja täiuslikku. Nüüd see räägibki just sellest samast, et me peame laskma Jumala sõnal ennast muuta. See on väga oluline tegelikult ja üks hea kirjakoht, mis seda ka tegelikult välja toob, on Jakobuse 1:21. Ja see ütleb, sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinged päästa. Nüüd siin üks väga huvitav väljend, ta ütleb, et võtke tasase meelega. Nüüd tasane meel räägib tegelikult just alistumisest. Tähendab seda, et kui me kuuleme midagi Jumala sõnast, Jumala sõna ütleb meile, nii peaks tegema, selline on õige mõtteviis, selline õige elustiil, siis me peaksime ütlema jah, ma otsustan sellega nõustuda. Et me ei tohiks olla sellise suhtumisega, et me nagu sõdime selle vastu, mis Jumala sõna on ütlemas, vaid me otsustame sellele alistuda ja sellega nõustuda. Ja siis ta kasutab teistsugust väljendit siin lõpust, ütleb, et mis võib teie hinged päästa. Nüüd me rääkisime sellest, et kui inimene saab kristlaseks, ta saab päästetud, ta sünnib uuesti, tema süda saab uueks. Aga nüüd ta kasutab väljendit hinged päästa. Ja ta kirjutab seda kellele? Kristlastele. Ütleb, et kristlastel, kes on juba saanud päästetud, kelle nii-öelda süda on saanud uueks, nendel on vaja siiski mida, et nende hing saaks ka päästetud. Nüüd see sõna päästma tähendab ka veel, kui me vaatame seda algteksti, siis see läheb ka just, tähendab ka terviklikuks muutuma. Terviklikuks ja ka terveks muutuma. Nüüd see just on see sama, mida Jumal tahab ka meie hingega teha. Nüüd meie hingelugu ei ole kõige parem alguses ja see hakkab muutuma ja Jumal tahab sellega selle hinge pääste meile tuua. Täpselt nii.
ja ma ütlen, et see teema on nii ülioluline tegelikult, kui me nendele asjadele pihta saame, meie elud muutuvad kardinaalselt ja me saame aru, kas ma tean, et paljud inimesed võivad võib-olla öelda ja mõelda niimoodi, et noh, aga et ma ei saa ju kontrollida oma emotsioone või ma ei saa ju kontrollida, mis mõtted mul tulevad. Vot see ongi see üks vale tegelikult, mida on hakatud uskuma, sest et jälle, kui Jumal meile midagi ütleb omas sõnas, järelikult me saame seda teha. Amen. Ja Jumal väga selgelt ütleb, et me peame oma meeled uuendama ja täielikult uuendama, välja viskama kõik selle vana mõtlemise ja vanad arusaamad ja uuendama sellega just, et me võtame tegelikult nüüd Jumala mõtted ja mismoodi Jumal asju näeb. Ma loen 2. Korintuse kirjast ja 5. peatükist ja salmist 6 ja 7 ütlevad niimoodi. Sellepärast me oleme julged igal ajal ja teame, nüüd jälle, mulle väga meeldib see, me oleme julged igal ajal. Me kristlastena, me peaks olema kogu aeg julged, võidukad, rõõmsad, rahus. Amen, see on see, kuidas Jumal tahab, et me elaksime. Ja teame, et nii kaua, kui me kodus oleme ihus, oleme issanda juurest ära, sest me käime usus ja mitte nägemises. See ongi nüüd see, millele me peame kõik pihta saama, et tegelikult me kõik oleme ja meil on need nii-öelda need 5 meelt, eks ole? Mis siis on see, et mis me näeme, mis me kuuleme, mis me saame katsuda, eks ole? Ja need 5 meelt, aga nüüd me ei tohi oma elu elada nende 5 meele tasemel. Sest et kui me elame oma kristlase elu nii-öelda, 5 meele tasemel, nüüd tegelikult me ei teosta isegi Jumala plaani, Jumala tahet, miks? Sellepärast, et me ei ela tegelikult nüüd selles tasemes, kus Jumal tahab, et me elaksime. Jumal tahab, et me elaksime tema tasemes. Nüüd, mis see tähendab? See tähendabki seda, et meie peaksime nüüd olema hoopis juhitud sellest, mis meie südames toimub, mis meie vaimus toimub. Ja peame võtma Jumala sõna ja sellega nüüd panema selle standardi paika, mismoodi me mõtleme, mismoodi me arvame ja see peaks olema meie standard, sest et me ei tohi käia nägemises. Amen. Ega ka kuulmises, ega ka selles, mida ma saan kogeda ja katsuda, sellepärast, et jälle me peame elama usus ja usk usub midagi, mida me ei näe. Usk usub midagi, mida me ei kuule. Usk usub midagi, mida me ei saa katsuda ja tunda. Nii et see, et kui me elame tegelikult nii-öelda, nagu ta ütleb, et me ei tohiks elada nägemises, ta räägib 5 meelest ja kui me elame 5 meele tasemel, siis tegelikult me ei saa elada usuelu. Me lihtsalt ei saa, see on võimatu. Nii et me peame uskuma Jumala sõna ja me peame tegutsema Jumala sõna põhjal ja me peame elama tegelikult ka siis nüüd selle põhjal, mida Jumala sõna ütleb. Sest et jälle, kui me loeme Jumala sõna, siis see on huvitav, et see toob tegelikult ka midagi meie südam, me näeme midagi, me kuuleme midagi, me saame oma usu käega katsuda teatud asju, mida Jumal on meile rääkimas. Nii et me peame elama lähtuvalt oma vaimust ja mitte oma 5 meelest, sest et kui me seda teeme, siis me ei saa elada tegelikult usuelu. Jälle, sest et me ei saa isegi usaldada oma 5 meelt. Miks? Sest et nad on osa meie hingest ja meie hing ei ole päästetud. See on jälle, mida me ei tohi unustada, et meie vaimne inimene sai päästetud. Ja see on, ma arvan, me rõhutame seda üle, nii kaua, kui see jõuab kohale. Et kui inimene võttis vastu Jeesuse oma päästjaks ja oma istandaks, nüüd tema vaimne inimene sai uueks tehtud. Aga tema hing jäi täpselt samaks, tema ihu jäi täpselt samaks, need ei saa muudetud. Nii et kui me elame oma 5 meele põhjal, siis tegelikult me toetume oma elu millelegi, mis ei ole isegi päästetud. Mille peale me ei saa toetuda, mis võib absoluutselt ja teebki seda, et see valetab meile alatihti, see petab meid. Miks? Sest et see ei ole tegelikult tõeline. Sest et mis on ainukene ja tõeline tõde on Jumala sõna jälle. Ja nüüd, kui Jumala sõna ja see, mida mina kogen ja tunnen oma emotsioonides või mis toimub minu meeltes, ja kui see ei lähe omavahel kokku ja see on omavahel nii-öelda vastuolus, siis ma peaksin valima selle, et ma usaldan ja usun Jumala sõna ja mitte seda, mis toimub minu emotsioonides või minu hinges. Sest muidu ma toetun väga ebakindlale alusele. Ja kui ma teen oma otsuseid ja valikuid selle põhjal, mida minu 5 meelt mulle ütlevad, siis ma ei tee õigeid otsuseid. Siis ma ei tee õigeid valikuid. Nii et see on
ma arvan, me korrutame seda, sest see on nii ülioluline, et me mõistame ja saame sellest ilmutuse, et me oleme vaimne inimene. Meil on hing ja me elame ihus. Ja Jumal ütleb, et me peame oma meeled uuendama ja oma ihu alistama. Ja muidu me ei saa oma kristlase elu tegelikult üldse elada edukalt ja võidukalt, nagu Jumal on tegelikult seda mõelnud meile. Ma loen ühe kirjakoha veel ja see on Galaatia kirjas ja 5. peatükis. Ja salm 17 ütleb niimoodi, sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Nüüd siin on kirjutatud see vaim suure tähega, aga tegelikult ka püha vaim elab meie vaimus. Amen. Ja tegelikult meie vaimne inimene, kuna ta on tehtud täiesti uueks, meie vaimne inimene tahab alati asju, mis on Jumala sõnaga kooskõlas. Tahab alati õigeid ja häid asju teha. Meie hinge ja ihuga on hoopis teine lugu. Ta ütleb, et meie hing või tähendab meie ihu või liha, see on absoluutselt vastu sellele, mida püha vaim või ka minu vaim tahab, sest et minu vaim on Jumala sõnaga kooskõlas. Ja vaim on siis liha vastu. Ja ütleb, et need on üksteise vastu ja laiendatud tõlge lisab siin, nad on pidevalt üksteise vastu ja üksteisega konfliktis. Amen. Mis tähendabki seda, et me ei tohi oma viie meele järgi elada. Sest et muidu me oleme konfliktis Jumalaga ja Jumala sõnaga. Ja ta ütleb, et ei teeks seda, mida te tahate. Nüüd see on väga hästi öeldud, sest jälle me peame mõtlema seda, kes see tee on. See on meie vaimne inimene. Amen. Kui me laseme oma lihal või oma hingel valitseda nii-öelda, siis me tegelikult ei tee seda, mis on meie vaimus ja meie vaimus on alati õiged asjad. Meie vaim alati tahab asju teha Jumala sõnaga ja Jumala tahtega kooskõlas. Nii et, ja mulle meeldib ka jälle laiendatud tõlge, ta lisab siin nii, et sa ei ole vaba, vaid oled takistatud tegemast seda, mida sina või siis meie vaim igatseb teha. Nii et kui me tahame elada elu, mis oleks vaba, kus me oleme takistamatud ja kui me tahame seda, et me saame teha Jumala tahet oma elus, siis me peame võtma selle töö ette nii-öelda, nagu Jumal ütleb, me peame uuendama oma meeled täielikult Jumala sõnaga ja peame viskama välja kõik selle jama, mis on meisse pandud võib-olla aastate ja aastakümnete jooksul enne seda, kui me olime nagu ei olnud päästetud ja peame selle välja viskama ja me peame võtma Jumala sõna ja hakkama seda ehitama oma meeltesse, hakkama mõtlema Jumala sõnaga kooskõlas. Võtma Jumala mõtted, Jumala arusaamised, Jumala ideaalid ja panema need oma meeltesse, nii nagu nad on juba meie südames. Ja see tegelikult muudab kogu meie elu. See muudab, kuidas me hakkame käituma, see muudab, kuidas me hakkame mõtlema, see muudab tegelikult meie elu tulemuse ja me võime elada võidukat elu ja ühte vaba elu Jeesuses Kristuses. Amen.